Täna saame heita Eesti elule pilgu läbi värskete Coop Panga 2020. aasta majandustulemuste ja juhatuse esimees Margus Rink on siin, et heita valgust, mis siis nendes numbrites toimub. Kõigepealt, kui vaadata hetke aasta tagasi, 2020 kevad, enam-vähem seesama hetk, kus pandeemiakriis hakkas globaalselt ja Eestis ka tuure üles koguma, olid analüütikud eeloleva aasta osas väga skeptilised. Ja optimistlikumad ütlesid, et langust võib olla majandustes 5, 6, 7%, skeptikud suuremad ütlesid, et kindlasti kahekohaline number või isegi paarkümmend protsenti. Kui me vaatame täna majandustulemusi rahanduses, siis suured Eesti turul tegutsevad pangad näitavad seal kasumit 3–5%. Coop Pank värsketes majandustulemustes ütleb ärikasumiks lausa 40% ja rohkem. Kuhu see kriis siis nüüd jäi, mis siis tegelikult aastal 2020 toimus? Ma arvan, et esimene asi oli see, et ma mäletan täpselt seda eelmise aasta algust, et kui me olime just börsile läinud 19 lõpus ja võtnud suure portsu kapitali kasvamiseks ja tundsid, et kogu organisatsioon on valmis nüüd nagu kasvama ja siis mõtlesid, et issand, kas tõesti nagu elu võtab sul selle võimaluse ära, et nagu tuleb kriis peale, et ei tulnud tegelikult, et kriis oli panganduses kuskil mingite ilmingutega aprillis ja mais juba oli näha, et kõik mahud taastusid. Aga mis tuleb su selle teise küsimuse vastuseks, et see sõltub panga strateegiast ja eesmärkidest, et kui sul on nagu Eesti turul 2 suurt panka, kellel ühel on 40–50% turuosa, teisel 20–30%, siis nemad tegelikult täiesti loogiline, ma olen ise kunagi Hansapangas töötanud ja et nad evivad kaitsestrateegiad, nende eesmärk ei olegi kasvada, nad kaitsevad oma positsioone ja siis on turul väikepangad, kes teevad ründestrateegiat. Ja Coop Pank on täna ründestrateegias olnud viimased kõik need 4 aastat, mil me oleme turul olnud. Ja see kõik sai alguse ühel hetkel sellest, et 2016 panga omanikud hakkasid nägema, et Eesti turul võiks olla üks siuke tühimik pangandusturul ja seda tühimikku võiks ilmestada sellised sõnad kui nagu eestimaine kapital, eestimaalastele, siis tooted, mis on sinna sihitud, eralduv erinev strateegia, et sellisesse aknasse, ja Eestis tehtavad otsused veel hästi oluline argument, et sellisesse aknasse võiks mahtuda circa 10%-line pank kuskil 10 aasta perspektiivis. Ja sealt tehtigi otsus, et ostame siis panga ja hakkame seda kasvatama. Ja nüüd me oleme seda 4 aastat teinud ja võib-olla veel oluline siin see, et miks on vaja panka nii kasvatada, on see, et investorile muutub pank atraktiivseks investeerimisobjektiks teatud suuruse tasemelt. Ja IPO käigus me ütlesime, et järgneva 3 aasta jooksul me kasvatame selle panga turuosa circa 5% peale ja see peaks tagama siis oma kapitali tootluse 15%. Ja kui nüüd võtta konkreetselt see viimane aasta, siis vaatamata sellele kriisile, mida sa kirjeldasid, läks kõik nii, nagu me aasta tagasi planeerisime. Et korraks tuli küll võnge seal vara kevadel, kui müügimahud kukkusid ära, aga seda suuremini taastusid need suvele. Ja meil eelmine aasta lisandus 23 000 klienti. Et meil on täna juba 87 000 klienti, et siin on võib-olla huvitav lihtsalt esimene aasta asusime 2017 tegutsema, oli meil lisandus circa 5000 klienti, järgmine aasta 9000 klienti, siis IPO aastal 19 000 klienti, nüüd 23. Et kliendibaas kasvab väga hästi, et võtame teise asja, et laenuportfel, et laenuportfel eelmine aasta kasvas meil üle 200 miljoni, et üle 40%. Ja kolmas oluline asi, et kasum, et Coop Pank on kõik need 4 aastat iga kuu tegutsenud kasumlikult. Me ei ole kunagi pidanud minema omaniku juurde jutuga, et me teeme praegu siin kasvatame äri ja raha tuleb kunagi tulevikus. Et see pank on genereerinud raha, me teenisime eelmine aasta 7,3 miljonit kasumit. Et see kõik näitab, et kõikides näitajates me oleme heas hoos ja vaatamata isegi sellele, et see majanduskeskkond tingis selle, et me pidime täiendavaid igaks juhuks tegema provisioone laenuportfellile 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Tegime me ikkagi kasumis 30% kasvu. Ja see pikk jutt võib-olla kokku võtta on selle lausega,
et noh, me ise tunnetame, et Coop Panga jalajälg siin ühiskonnas, siin majandusruumis on iga aastaga kuskil 1 numbri võrra suurem. Et kui me alustasime pangaga 4 aastat tagasi, oli see 1% see jalajälg, et täna on ta kuskil seal 4% all. Tuleme hetke pärast omaniku ja omaniku rahulolu juurde. Võib-olla ma lihtsalt selle kriisi kontekstis küsin, et kas see kriis pakkus Coopile ka mingit sellist head avastamist, et me teame, kuidas inimeste tarbimiskäitumine muutus, väga suures koguses reise jäi ju ära, inimesed ei liikunud mööda maailma ringi, järelikult pidid kulutusi tegema rohkem kodus ja tegidki seda. Et kas see andis ka pangale tegelikult mingi võimaluse, kas siit tulid ka mingid kasvud erinevate toodete lõikes? Jah, et see oli meie eelmise aasta nagu üks edulugu, et tegelikult see kevad-suvi meie uue müügi turuosa, kui meil muidu on turuosa kuskil, nagu ma ütlesin, 3-4% juures, siis uue müügi turuosa nii kodulaenus kui äriklientidele antavates laenudes tõusis kevad-suve kuude 10% peale, mis siis tegelikult on tõlgendatav sellega, et suured pangad keskendusid rohkem sel keerulisel ajal oma klientidele maksepuhkuste andmisele, mida meie ka tegime, aga nende kliendi mahud on nii suured, et nad piltlikult öeldes lükkasid oma eetri sellega täis. Meie võtsime sel hetkel kliente. Ja see oli ka nagu teadlik otsus, mõtlesime, et see on võimalus, et see kriis tuleb heas mõttes ära kasutada. Küll vältimaks seda, et suuri riske võtta, aga turul olid tegelikult nagu otsisid finantseerimist täiesti kvaliteetsed kliendid ja meie töötajad, kes läksid ka kodukontoritesse tööle, jätkasid pingutamist kodukontorites päeval, õhtul, nädalavahetusel, nii kuidas kliendile sobis. Üks suur trump, mis olulise osaga turu tegijal on väga hea ülevaade sellest, mis tegelikult ühiskonnas toimub, mis tegelikult selles turu sees toimub. Ja nad suudavad seetõttu selle toote, mida nad pakuvad, enda jaoks väga hästi ära optimiseerida ja teist külge pidi ka kliendi jaoks. Et nad tõesti väga põhjaliku info põhjal, suure kliendibaasi pinnalt, saavad olla väga täpsed. Miks kliendid ikkagi Coopi juurde tulevad? Teil seda informatsiooni justkui ei ole, ehk siis nii head ülevaadet sellest, mida inimesed ootavad, tahavad, mis neile väga meeldib, teil seda ei ole. Miks nad ikkagi tulevad? Siin on täpselt nagu jälle 2 erisust, et see, mida sa kirjeldad, suurel pangal on palju andmeid ja sealt tehakse see keskmine lahendus, mis kindlasti rahuldab ära keskmise kliendi vajadused. Meie oma väikses pangas suudame igat klienti nagu ühe kaupa lugeda ja rahuldada neid vajadusi ühe kaupa ära. Et nagu, ma olen seda mitu korda öelnud, et kui sa oled piltlikult öeldes siuke sile klient, et sul on nagu, sa tahad osta endal korterit Tallinnas, sul on 3% oma finantseerimist olemas, sul on korralik sissetulek, siis sa lähed suure panga, internetipangast võtad selle kodulaenu ära ja sa saad selle väga hea intressiga. Aga kõik kliendid ei ole nii siledad. Kliendil on kuskil mingisugune erisus vaja teha ja see on meie äripärusmaa, siis, kus meie toimetame. Ehk siis põhimõtteliselt personaalsus. Iga kliendi jaoks rohkem natukene pilku, rohkem aega, aga siis samas lahendus, mis tema jaoks töötab. Jah, et tegelikult kliendi uuringutes klient sõnastab selle niimoodi, et me küsime klientide käest regulaarselt, et miks te valisite Coop Panga, miks te tulite meie juurde, meil on väga hea meel, aga lihtsalt tahaks aru saada. Ja siis on nagu, seal on 3 vastuste gruppi, et esimene, see on uskumatu, aga peamine argument on see, et eestimaine pank. Et sellepärast tulin Coop Panka. Siis teine on nüüd ratsionaalsete argumentide kogum, et mulle meeldivad teie tingimused, et kes tahab saada meie seda pangakaarti, mis annab Coopis kõige soodsamad hinnad, kes tahab saada sularaha Coopi kauplustest, et kes tahab saada hoiusele intressi, mida teised pangad ei maksa. See on niisugune ratsionaalne, et mingi tingimus on meil parem, klient tuleb. Ja siis 3 on nüüd siis see kategooria, kus klient ütleb, et vaata teie puhul ma tõesti näen, et pingutate minu nimel, te tahate minuga äri teha, te tulete mulle vastu, te ei dikteeri mulle tingimusi, vaid te olete valmis läbi rääkima. Et see on see, mis annab meile selle võimaluse, see võtab ka natuke rohkem aega ja võib-olla ei ole alati kõige efektiivsem tegevus, aga see on võimalus kasvamiseks. Kui me vaatame korraks seda puhaskasumi slaidi, siis selle kasumi tegijana kahtlusteta väga hea meel kindlasti teil näha seda suurt kasvuprotsenti seal vahel. Kui me vaatame nüüd panga omaniku ehk aktsionäri pilgu läbi, siis tema vaatab aktsiakursi liikumist ja ta seda rõõmu seal selles kontekstis ei näe. Miks see kasum, miks see nagu tõhus töö ja kasv selle pinnalt ei ole aktsiahinda pööranud? Mida te jätate tegemata? Minu tõlgendus on see, et aasta tagasi, kui me tulime börsile, siis me pakkusime inimestele võimalust investeerida ühe panga kasvulukku.
et me oleme sellest kasvuloost nüüd esimese aasta ära teinud ja täitnud kõik oma eesmärgid ja näidanud 40% kasve. Et me lubasime tol korral 3-aastases horisondis neid tulemusi, et 2 aastat on minna veel ja ma väga loodan, et ühel hetkel see tulemus konverteerub ka meie aktsiahinnas. Eks see hetkel ei ole justkui nagu majanduse üldprintsiipe, panganduse ja aktsiakursi liikumise üldprintsiipe vaadates veel loogiline, et see kasv ei ole tulnud. Peamine põhjus, nagu ma alguses ütlesin, on see, et me oleme veel, vaatamata oma selle 3-4% selle turuosale ja kui palju see kasvad 4 korda on, oleme veel liiga väiksed, et me ei ole saavutanud seda mastaapi, et pangandus on hästi oluline, et raha hakkab tekkima siis, kui sul on piisavalt suurust. Ja meil see suurus hakkab tekkima kuskil seal aasta-2 pärast 5% turu osa juures, nagu ma ütlesin, et panganduses aktsiahinnale on ühel sellisel näitajal hästi suur mõju, nagu on omakapitali tootlus. Et meil on omakapitali tootlus praegu seal 8% juures. Et vaadates statistikat, Euroopas on väga palju panku, kes on allpool meid ja kuskil sinna 10 juurde jääb, aga need pangad, kes paremat aktsiahinda börsil näitavad, nende tootlus on kuskil 15% juures. Ja kui me tänase plaani kohaselt edasi lähme, siis ülejärgmisel aastal meie omakapitali tootlus peab 15% olema ja veel kord, siis loodetavasti on ka see aktsiahinnas näha. Aga vaatame, mis need asjad siis võiksid olla, mis selle kasvu sellisel kombel järgmistel aastatel toovad, mis kõigepealt aasta 2021 plaan on ja sealt edasi projitseerides siis järgmiste aastate peale ka. Sel aastal me vajutame gaasi kõigis oma tegevustes, et kogu meie organisatsioon on tegelikult pandud toimima niimoodi, et me kõik, mitte ainult meie müügiinimesed, vaid kõik me otsime iga päev uusi kliente. Esimene asi on see, et kliendi värbamine, et meil tuleb iga nädal 100 klienti, meil tuleb iga päev 100 klienti ja iga nädal kuskil 600 klienti. Et siis teiseks me teeme kõva pingutus selleks, et laenuportfelli kasvatada, et see on meile oluline näitaja, siis me loodame jätkuvalt sel aastal selle peale, et eelmine aasta, kui me saime ka Moody'selt reitingu, hakkas meile suurte klientide hoiuseid sisse voolama, kui tuleb hoiuseid sisse, kodumaiseid hoiuseid, siis väheneb meie finantseerimiskulu, mis omakorda võimaldab odavamat laenu anda. Ja kindlasti me tegeleme edasi sellega, et meie mastaabi efekt kasvaks, et kui sel aastal kasvasid meie tulud 2 korda kiiremini kui kulud, siis kulu-tulu suhe muutub paremaks ja kõik need näitajad ühel hetkel peaks siis korreleeruma sellest, et omakapitali tootlus kasvab 15% peale ja siis hoiame pöialt, et see on ka aktsiahinnas näha. Te ütlete küll, et kõik teenused, aga mis võiks olla need 1-2 põhilist teenust, mille kasvu pärast, mille efektiivsuse pärast Coop Panga poolt suurtes pankades, võib-olla mitte päris kriisikoosolekut, ärme nagu nii optimistlikud ole, aga selline murelik koosolek, et kuidas siin selles või teise teenuse osas oma turuosa säilitada koosoleku pidama hakatakse. Ma arvan, et punkt 1 on siin kindlasti meie igapäevapangandus, ehk see on konto, kaart ja maksed. Ja just sellepärast, et see on üles ehitatud teistmoodi, see on integreeritud väga palju Coopi kaubandusega. Meie kaart annab seal väga head heelised hindades, annab sularaha, et me maksame hoiustele intressi, et see igapäevapangandus, kui me ise kliente värvates ja oma sõprade peal müües, siis need on need, mis toob kliendi meile. Ja siis teine teenuste grupp on finantseerimine ehk laenu andmine, et ma arvan, et nagu 1/3 meie loodud kliendi suhetest on alanud sellest, et kliendil on laenu vaja, ta ei ole see sile klient, kellest ma ennem rääkisin, ta tuleb meie juurde, me teeme talle selle laenupakkumise, me jõuame kokkuleppeni, lööme käed ja see klient tuleb meile. Et need on 2 kohta, kus me arvan, et need klepekad kõige suuremad on. Aitäh selle vestluse eest, edu ja jõudu! Tänud!